Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikult, head kuulajad, kell on natukene 11 läbi ja käes on 7. oktoober, mis tähendab, et digitund räägib jälle viimase nädala tehnoloogia sündmustest ja vaatame ka ette ja taha nagu ikka. Mis meil täna saates siis teemaks on? Meie menüüs on, toome paar lihtsat head konkreetset näpuneid selle kohta, kuidas oma paroolidega turvalisemalt ringi käia, sest Google on teinud valmis ühe väikese, aga väga kasuliku teenuse, kuidas veenduda, et teie paroolid on turvalised ja ei ole kuhugi lekkinud. Vaatame Facebooki uusi samme meie omavahelises suhtluses ja kuidas tundub, et Mark Zuckerberg kipub murdma oma vanu lubadusi selles suhtes, et meie omavaheline suhtlus peab olema krüpteeritud ja keegi teine seda ei tohiks saada lugeda. Aga võtame pikemalt luupi alla selle, mida korraldas eelmisel nädalal Microsoft. Jah, seesama Microsoft, meie Windowsi tegija, näitas lõpuks, et nad suudavad või lausa aastaid ehitanud väga põnevaid uusi seadmeid, mis võiks minu arvates olla isegi eelvaade mitmeks järgmiseks aastaks, mida me hakkame kasutama saate teises pooles, aga räägime pikemalt virtuaalreaalsusest. Digitund. No nii, hakkame pihta Google'i uudisega, mis on väga lühidalt paari sõnaga öeldes, see on sinu paroolide kontrollija. Selle vastu kontrollija, et kas sa kasutad paroole, mis on kuskil andmelekke kaudu saanud avalikuks. Ja see tähendab, et iga pahalane, pätt või kurjategija saaks sinu kasutajakonto ja parooli kasutada ja sinu andmeid varastada. Miks see on oluline ja miks see on tähtis, miks seda alustada? Ilmselt sellepärast, et see parool on selline kõige tähtsam kaitseliin, mis meil kontori vastu on ja Google teatavasti on meeletu turumõjuga, turuosaga ettevõte. Kui nemad sellise tööriista teevad, siis sellest võiks olla kasu ikkagi väga paljudele inimestele. Kuidas see asi töötab, mis see on täpsemalt? See on siis selline lehekülg, mille leiab aadressil passwords.google.com, mis toimib just kui parooli hoidlana. Inimestel kasutab näiteks Google Chrome'i internetilehitsejat. Kui olete sinna paroole salvestanud, siis sellest samast passwords.google.comist saab neid paroole näha. Nüüd on seal ka siis võimalus saada ülevaadet, teha kontroll oma paroolidele. No, mis see kontroll tähendab? See kontroll tähendab seda, et siis Google vaatab, kas need paroolid, mida te olete salvestanud, olete kasutanud oma kuskil e-poes, meilikontos, kuskil mujal, kas need on sellised, mis on juba kompromiteeritud, tähendab, on tulnud kuskil mõne ettevõtte lohakuse tõttu andmelekkes välja, võib-olla on kuskil häkkerid sisse murdnud ja avalikustanud suure hulga inimeste andmeid. Ja siis ütleb, et kuule, vaheta palun see parool ära, see ei ole hea. Tegelikult annab siis veel muid häid vihjeid ka, näiteks kasutada ühte sama parooli paaris kohas või lihtsalt väga nõrka parooli, mis on mingi üks lihtne sõna. Ja, et kasulik on see paljud inimeste jaoks võib-olla just sellepärast, et paljud kasutavad Chrome'i oma passwordi haldajana, paroolihaldurina, mis võib-olla ei ole väga hea mõte, aga samas parem kui mitte midagi. Ja teine asi on see, et selliseid andmebaasi põhiseid parooli kontrollimise lahendusi on teisigi, aga esiteks on Google'i poolt brauserisse sisse ehitatud varianti mugavam kasutada, ei pea selleks mingid väga palju lisasamme tegema. Teiseks on see, et küsimus, et millist andmebaasi usaldad, et oma andmed sinna sisse toppida, et kui sa juba kedagi usaldad, siis Google'it võib natuke rohkem usaldada kui mõnda sellist väiksemat tundmatumat firmat. No sa tabasid naelapea pihta, miks ma ütlen, et see on ka huvitav, oletame, et sa tahad kontrollida, kas su paroolid on lekkinud. Nii, ja sa otsid mootori, kas mõni siuke lehekülg palub seda teha. Ja siis leiab lehel, mis kogub see paroole. Ja see on tegelikult ju väga kahtlane, kui sa suvalisse kasti internetis sisestad oma parooli, et siis palun kontrollige seda. Just. Isegi kui see on võib-olla usaldusväärne kast, kuhu sisestada. Just. Sest et keegi võib-olla selle sõngitsuse üles leidnud, aga ütleme. Tuleb ka mainida seda, et ka Google ei näe su paroole, vaid nad hästivad need ära ja saadavad siis sellise võtme, mis su parooli vastab, aga tegelikult nad su konkreetset parooli ei näe ega salvesta kuskil. Jah, nii nad vähemalt lubavad. Ja kui me kedagi usaldame, siis tegelikult ju Google'it
kui me teda ka ei usalda, siis me ärme usalda kedagi. 100% ei tasuks üldse kedagi usalda, aga Google'it nagu, kui juba, siis kedagi sellist. Aga ütleme, väga madala riskiga viis, kuidas siis kontrollida, kas teie paroolid on turvalised või ei. Ja nagu öeldud, tegelikult nagu Meelis sa ütlesid ka, et on palju paremaid, palju võimsamaid ja palju mugavamaid tööriistu, aga see Google'i enda või Chrome'i sisse ehitatud tööriist on selline, mis on hästi lihtne kasutusele võtta. Tegelikult ütlesin vastupidi just, et see on pigem mugavam kui mõned teised. Sa arvad niipidi? Jah, sest et kui ma pean ikka eraldi kuskil otsima minema, eks ole, siis aga kui ta mul ju brauseris sees, see on nagu igal juhul nagu väiksema sellise lisatööga. Sõna küll, ma mõtlen seda, et on paroolihaldureid on tegelikult mugav. Ja selles mõttes, et tegelikult Chrome'i paroolihaldur on väga mugav, lihtsalt ta töötab selle konkreetse brauseri põhjal. Ja teine asi on muidugi see, et kui keegi su brauserit näpib, siis ta saab ka sealt su paroolit kätte, eks. No, see muidugi eeldab seda, et ta on ligipääsu seadmetele. Et LastPass on selle koha pealt natukene turvalisem või mõni muu Dashlane või mõni muu konkureeriv paroolihaldur. Aga loomulikult ka vajab ka rohkem tööd ja on selle võrra keerulisem kasutada. Aga kes ei usalda Google'it Chrome'i millegi pärast, siis tegelikult alternatiivi on Firefox. Firefox, vana hea Firefoxi brauser, toimib, töötab ja viimasel aastatel väga hästi seda uuendatud erinevate siis turva- ja privaatsusmeetmetega ja Firefoxi on samamoodi selline häkitud parooli hoiataja, et kui te kasutate parooli, mis on häkitud, Firefox annab sellest teada. Õigemini see siis tuleb nagu avalikus käibesse see uuendus oktoobri lõpus ja nemad ütlevad ametlikult Firefox, et nemad kasutavad ühte sellist vaba avatud andmebaasi, mida üldiselt turvaringkondades peetakse väga usaldusväärseks. Nimi on siis Have I Been Pwned, kes seda ei tea, minge vaadake järgi ja võite leida ka äkki enda kohta üht-teist huvitavat. Igatahes sellised värsked uudised turvarindelt sellest, kuidas siis ütleme kõige levinumate internetis surfamistöövahenditega on võimalik enda turvalisust natukene parandada. Aga lähme siit väiksele pausile ja siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja räägime paari lühidalt uudist enne kui lähme Microsofti suure toote uuenduse rivi juurde, mis on, tundub põnev. Mis on see, mis ma tahan rääkida? Instagram on populaarne äpp, kus jagada pilte ja ennast kehtestada siis inimeste mõjutajana, kasutame eestikeelset sõnu. Ja Instagrami kõrvale tuli eelmisel nädalal välja uus äpp, ingliskeelse nimega Threads, mis eesti keeles võiks tähendada lõimed ja mille mõte peaks olema see, et kõik Instagrami sõltlased saavad kasutada seda siis suhtlemiseks oma lähedaste sõpradega ringkonnaga, mitte siis võõraste inimestega ja sellise avaliku profiilina. Mis on selle Threadsi puhul võib-olla huvitav? Peale selle, et uus äpp, väga tore, kes tahab, siis saab suhelda. See on integreeritud Instagrami kontoga, et sa saad just sealt siis luua sellise nimekirja inimestest, kes on sul nagu lähedane ringkond ja jagada nendega seda, mida tahad, ilma et avalikkuse jagada. Aga just äsja, palju see oli siis paar kuud tagasi, nii umbes märtsis, kirjutas Zuckerberg vist tohutult pika essee selle kohta, kuidas kogu Facebooki filosoofia on nagu muutunud. Kogu avalik internet asendub privaatse internetiga, kõik fundamentaalne suhtlus hakkab toimuma tänu Facebookile, siis krüpteeritud sellise alusfilosoofia järgi, et alati on üks inimene saab teisele sõnumi ja seda ei loe ei Facebook ja kõige teine kolmas ja see saab olema alusvundament kõigele. Ja nüüd paar kuud hiljem lasevad uue äppi välja ja tead Meelis mitu korda on nad rõhutanud selle Threadsi juures, et tegu on siis krüpteeritud sidet pakkuva äpiga. Null tavasid naela pead jälle teist korda saate jooksul juba. Üsnagi veider ühesõnaga täielik irdumine sellest, mida Zuckerberg on siis terve kevade ja talvel ja tegelikult eelmisel aastal rääkinud. Ja jätab ülimalt õõnsa mulje sellest, kuidas Facebook üritab siis, õigemini see, mida on Zuckerberg rääkinud, on just kui üritus ennast sellist PR-pesu teha, et me oleme nagu turvalised, usaldage meid. PR-pesu on äge, aga tegelikult minul on kohe kaks mõtet. Esimene mõte on see, et kas nad on öelnud, et see ei ole krüpteeritud, ehk siis kas me tegelikult teame? Ei, selles mõttes ei ole. Sul on õigus ja sellega, et kui see oleks nii, siis nad ilmselt nagu kisaldaksid seda, eks ole, karjuksid välja selle. Teine küsimus on see, et mis võib olla on see, kuna nagu see Mark Zuckerbergi poolt välja käidud suur plaan on selline, et me viime kõik need äpid ühele alusele ja teeme ühise krüpteeringu põhimõtteliselt, see äkki lihtsalt ei ole valmis. Ja loomulikult neil on ka väga suur selline
inglise keeles on pushback, et selline väga suur surve, võiks öelda siis praegu erinevate valitsuste poolt, et just eelmine nädal saatisid ju siis USA, Inglise, Austraalia vist juhid Facebookile kirja, et ärge seda tehke. Ärge tehke seda krüpteeritud vundamenti. Või siis kui tehte, siis tehke nii, et meie ka selle ligi saaksime. Jah, et me oleks võti sinna. Just, mis muudab kogu see mõttetuks. See on juba hoopis pikem teine teema. Aga iseenesest ja WhatsAppis, mis on nagu mitte vaikimisi, aga võimalik sõnumeid krüpteerida WhatsAppis, sealt leiti ka eelmine nädal mingi päris suur turvaviga, mis kiirelt kohe üle ära parandati, aga mis näitab ka seda, et see tegelikult ei ole lihtne ja ma arvan, et neil ei ole mõtet seda nagu ühe äpi põhiselt teha. Aga mis puutub nüüd Threadsi, siis loomulikult miks mitte ära kasutada esiteks Instagrami populaarsust ja just seda, et see on inimeste mõtetes vähem Facebookiga seotud. Eks Instagrami bränd on ägedam bränd kui Facebooki bränd. Ja teiseks on see, et kui sa just ennem rääkisid sellest, kuidas siis Facebooki kui grupi uus suunitlus on see, et avalikus suhtlusest rohkem privaatse ja kogukonna suhtluse poole, siis tegelikult see Threads ongi ju selline tulemus, kuna see ongi lisaäpp, millega saad suhelda väikses seltskonnas, mitte siis nagu suures avalikus seltskonnas. Ja ma olen sinuga nõus, et toote nagu ideena on see mõistlik, sellepärast, et mis on Instagram, ma nüüd ei ole eriline Instagrami kasutaja, ma seal vahepeal käin kontrollimas, kas see ikkagi toimib veel, aga ma olen aru saanud, see on nagu muutunud rohkem selliseks online kaubamajaks, kus inimesed siis iseenda brändi kaudu püüavad midagi müüa ja turundada. Ükskõik kui irooniliselt me seda võtame või mitte, see on nagu fakt, et see on selline, ta on pildipõhine mingisugune e-kaubandusplatvorm. Üsnagi, jah. Ja selles mõttes ma saan selle Threadsi mõttest aru Ivast, aga jätab väga õõnsa mulje kõigest, mida tuleb Mark Zuckerbergi suust välja, see uudis. Aga kuule, räägime, mis toimus Microsoftiga eelmisel nädalal. Ja, räägime. Toimus suur, ma ütleks üle aastat üks parimaid toote presentatsioone. Tõsi, jah? Ja, et esiteks tooted olid põnevad, tooted olid tõsiselt, ma ütleks, nagu põnevamad kui nii mõnelgi teisel tootjal on viimasel tulnud. Tõesti, ma olen sinuga nõus. Väga ägedad asjad. Esitlus oli hea, Panos Panay, kes Microsoftis neid esitlusi reeglina teeb, riistvarommasid teeb seda reeglina väga hästi. Ta on ka selline mees, kes nagu vähesest rääkida oskab, tal on ka intervjuudes väga, väga konkreetne nägemus ja ta üldiselt nagu ei keeruta, vaid ütleb otse, mida ta mõtleb. Ja, mulle ka meeldis see, hüppame natuke edasi, et miks tuleb välja Androidiga telefon Microsoftilt, siis ta ütles otse ka hiljem ühes intervjuus, et sellepärast, et seal on need äpid, mida teie tahate ja ongi kõik. Ehk siis märk sellest, et nad on alla andnud mõned, nad on mitte alla andmine juba valle sõna, aga nad on aktsepteerinud reaalsust. Jah, väga hästi öeldud. Alustame võib-olla igavamat uudisest. Igavamat selles mõttes asjad, mis on käega katsutavad ja kohe siin meil peaaegu varsti saadavad. Ja praktiliselt. See on Surface'i arvutist 2 uut mudelit. Kui ennem, kui ma õigesti mäletan, oli Surface Pro ja Surface mitte Pro, mis see mudel oligi. Tegelikult on samad, ehk siis Surface Laptop ja Surface Book on siis see laptop, mille käib ekraan küljest ära. Sellele uuendust tulnud, lisaks oli veel Surface Go, mis on tegelikult piisavalt värske, tuli kevadel välja, seda nad praegu uuendama veel ei kippunud. Aga kõige igavam toode tõenäoliselt on siis uus Surface Pro, mis on täpselt samasugune. Sa mõtled Pro 7. Surface Pro 7. Just, ehk siis sellise ärakäiva klaviatuuriga või lisana ostatava õhukese klaviatuurina põhimõtteliselt tahvel, hübriidarvuti. Vahe on ainult siis selles, et on uuem sisu, parem protsessor, eks, ja USB-C pesa, lisaks klassikalisele Surface Connect pesale. Ja loomulikult siis ka see, et kiirlaadimine on kõigil kogu Surface'i seerial uutel 80% akust tunni ajaga, mis on nagu päris hea. Aga palju põnevam ja samas hästi praktiline, minu jaoks vähemalt põnevam on Surface Laptop, 2 mudelit, 13,5-tooline, 15-tooline. Esiteks, mis mulle meeldib Microsofti arvutite juures on see, et neil on 3.2 ekraani suhtega ekraan. Ehk siis mitte 16.9 ja 16.10, vaid natukene kõrgem, natukene kitsam, mis on veebi surfamiseks või töö tegemiseks minu arust parem lahendus kui 16.9 lai ekraan, mis on nagu video jaoks hea, aga muudest jaoks mitte eriti. Ja loomulikult samamoodi uued Inteli protsessorid, 13-tollisel Alcantara riidest kattega klaviatuuri põhi on jätkuvalt alles, aga saab osta nüüd ka siis alumiiniumiga ilma Alcantarata. Ja minu arust palju põnevam on tegelikult 15-tolline, millel on AMD protsessor ja natukene siis võimsam kui standardsed AMD protsessorid Microsoftiga koostöös tehtud eriversioon, kus on graafikat natukene tuunitud. Ja ma ütleks, et
tegelikult nagu mulle see 15-tolline meeldib, kuna ta on piisavalt suur, samas piisavalt kerge, piisavalt väikse korpusega, võimsa protsessoriga ja kes teab, kuidas aku kestab, aga see tundub mulle hästi põnev toode ja loomulikult ka see välimus ja oma silmaga muidugi pole näinud ainult videote piltide põhjal, aga ta näeb nagu hästi, hästi stiilne välja. No ma ütlen, kuidas seda Surface, ütleme siis, teeme selgeks, on olemas eraldi Surface Pro 7 nüüd ja siis Surface Laptop 3, mis sai uuenduse, et kuidas sinu arvates, kuidas see laptop, Surface Laptop eristub, ütleme, sellistest kõrgema otsa sülearvutitest, kui üldse? On ilusam, on teistsuguse ekraaniga, ehk siis 3.2 ekraaniga, ma rääkisin praktilisem, on mõneski mõttes paremini optimeeritud, just see spetsiifilised protsessorid, Microsoft on seda suutnud nagu tuunida vastavat Windowsit vastavalt sellele, ühesõnaga seal on nagu on eeliseid ja siiamaani õige suurem puudus oli see, et USB-C pesa ei ole, mis täna kõige arvutage pole, nüüd on see olemas ja siis vanasti oli ainult 13,5 tollini, et minule ta väga meeldib ja mina ta ostaks, ma arvan, et ta võib-olla ei ole päris selline ThinkPadi konkurent, küll on ta selline 1000 euro ümbruses olevate lihtsamate arvutite konkurent kindlasti. Probleemiks on kõigi Surface'ite puhul see, et nii-öelda Microsofti maks, ehk siis sama asi nagu Apple'i arvutitel kombeks on, et kõige odavam, kõige lihtsama konfiga mudel on hea hinnaga ja iga järgmine natuke näevad mälu juurde, natuke suuremat ketast, siis on kohe hind nagu müstiliselt palju kallim. Et see vahe on nagu oluliselt kallim kui see, et kui see sama mälu või kette ostaksid nagu poest eraldi. Ja see on, Microsoft otse võtnud Apple'i sellist triki ja üle. Aga mis on nagu erinevalt Apple'ist teinud, nad on see, et esiteks nad on teinud siis arvuti kergemini avatavaks, kuigi kruvid ja asjad on just peidetud, aga ta on kergemini lahti võetavaks, ketast saab muideks lahti võtmata vahetada ja aku on samamoodi siis, kuna põhi on alt ära võetav, on vahetatav ja samamoodi klaviatuur suhteliselt kergesti vahetata, mis oli nagu viimati Macide puhul probleemiks, et kui sa klaviatuur kippus neil laugunema ja siis see lahti võtmine oli nagu meeletu piin. Sinna läheb väga pisika see M.2 tüüpi SSD. Ja mitte tavaline M.2 tüüpi SSD, vaid selline hästi lühike. Tavaliselt on nad sellised nätsupaki suurused, siis see on nagu poole lühem. Mis on kindlasti väga nagu mitte levinud formaat, aga samas ikkagi ise võimalik seda teha vahetada. Just, ja siis loomulikult minu arust kõige põnevam toode ja toode, mis on otsene tuleviku kuulutaja, on Surface Pro X, mis on siis ARM protsessoril ilma väga kerge, väga õhuke, väga pisike 13-tolline hübriidarvuti, ehk samasugune põhimõtteliselt nagu Surface Pro 7, aga kõvasti õhem ja samasugune suure korpuse sees suurema ekraaniga ja ARM protsessoriga siis, mis ei vaja jahutust. Probleemiks on ARMi puhul muidugi see, et me täpselt ei tea, kui võimas ta reaalselt on võrreldes Inteli või AMD protsessoritega, ilmselt mitte sama võimas ja samuti ka see, et kuna ta jooksutab sellest küll standardse muideks uut versiooni, paremini optimeeritud versiooni Windowsist ARMi jaoks, eks, aga samas on vanade Windowsi programmide jooksutamine, mis käib emuleerimise teel, on ilmselt nagu natukene keerulisem ja ka seal see protsessor on küll Qualcomm'i tehtud, aga samamoodi koostöös Microsoftiga, kuna Panos ütles ühes intervjuus ka seda, et me tahtsime teha selle uue protsessori sellepärast, mida rääkisime Qualcomm'iga läbi, et teeme natuke muudatusi, et just see Windowsi äppide emuleerimine ei olnud neil selles vaikimisi 800X protsessoris nii hea, kui Microsoft oleks tahtnud ja siis nad suutsid seda natuke paremaks teha. Aga räägime 2 Surface seadmest veel pärast väikest pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja läheme digitunniga edasi ja meil jäi ennem pooleli kokkuvõtte sellest, mida Microsoft eelmisel nädalal tegi ja sa ütlesid Meelis seda, et Surface Pro X on siis see sinu jaoks tulevikku näitav masin, aga ei, see on olevik, see on juba olemas, see on väljas. Need on need asjad, mis nagu reaalselt me kohe varsti osta saame. On müügil, jaa. Aga ma olen nõus, et see on väga põnev masin. Tuli ka siis 2 sellist nii-öelda uudis selle kohta, et mida me näeme alles järgmise aasta jõulude ajal, ehk siis aasta pärast või veidi hiljem. Ja esimene ja selline võib-olla natukene lihtsam, tavalisem asi on siis 2 ekraaniga, mis ta on siis, tahvlihüst sülearvuti hübriid, eks ole, kus käib magnetiga klaviatuur peale ja mis on selline, seda peab nagu nägemas, seda on keeruline kirjeldada. No ei tegelikult, et ei ole, mõtle, nimi on Surface Neo ja kujutate ette ühte sülearvutit, kus on tavaline LCD ekraan, vist oli. Ilmselt, oli. Ja klaviatuuri asemel on teine LCD ekraan.
2 ekraani ja sa võid keerata neid nagu raamat või nagu sülearvuti, kuigi ma ei tea, kes hoiaks nagu sülearvutit nagu raamat niimoodi ees, aga mõte on siis jah, et sa saad nii virtuaalse klaviatuuri trükkida, kuigi siia peale panna päris klaviatuuri, aga mõnes mõttes ei ole ju, kuidas ma ütlen, pane lihtsalt 2 ekraani kokku, hinged külge ja kokku käima. Ei ole midagi uut, küsimus on selles, mida sellise arvutiga saaks teha teistmoodi kui tavalise sülearvutiga. Just see ongi küsimus, millele kõik üritavad vastust leida ja tundub, et see on pigem selline asi või lahendus probleemi otsingul, et aga eks võib-olla näeme, ma tean, et Intel üritab nagu väga tugevalt suruda sellist tüüpi lahendusi ja neil on nagu labor prototüüpe täis taolisi ja tegelikult Lenovo tõi eelmine aasta välja prototüübi, mis nägi väga sarnane välja, aga see klaviatuurilahendus oli muidugi ägedam ja Microsofti prototüübid, kuigi nad on aasta kaugusel turule toomisest, on tegelikult väga sellised hästi viimistletud. Nad näevad nagu palju paremad välja. Näevad hästi vähemalt piltidelt välja videolt, aga see on vist mõte, miks nad nagu siis toovad välja asja aasta ja 3 kuud enne, kui nad siis müügile jõuavad, et me jõuaks fantaseerida. Sellega koos on siis ka loomulikult toodud uus Windowsi versioon Windows 10X, mis töötab paremini 2 ekraani peal, saab aru, et sul on 2 ekraani ja oskab siis programme 2 ekraani peale paremini laotada ja samuti on siis lahti saadud seal sellist vanast Windowsi klassikalisest jamast, mida uutel seadmetel vaja pole, sest tegelikult praeguseks Windows on läinud hästi selliseks suureks ja raskeks ja päris palju on kaasas nagu asju, mida tegelikult tänapäeva tarbis pole, kuna Microsoft peab tegema koostööd väga paljude vanakooli suurfirmadega, siis neil on asju, mis vajavad nagu neid vanu legacy koodi just, millest nad lahti saa, aga selliste uute seadmete puhul seda ei ole ilmselt tarvis kasutada. Aga veel üks siis, mis ei ole üldse Windowsi seade, tegelikult on Surface Duo telefon, milles on 2 telefoni kokku pandud hingedega. No ma ütled, ärge nimetage seda telefoniks. Ja mis see on siis? Mis nad no tegelikult on telefon. Esiteks ta ütleb Androidi peal, tal on puhas Google'i Android koos App Store'i ja Google appidega, lisaks on ta loomulikult täiskomplekt Microsofti äppe ja ta on tegelikult täpselt samasugune 2 ekraaniga, mitte siis erinev nagu Galaxy Fold või mõned muud telefonid, mida siin kus plastikraan nagu volditav, vaid lihtsalt hingedega 2 ekraani, mis käib, aga see hinge on nagu piisavalt pisike. Küsimus on selles, et kellele see tarvis on, sest et mina nagu väga ei näe, et see töötaks nagu väga hästi ainsa telefonina, kuna ekraan on sees peidus, ma ilmselt saan ka teistpidi 180 tagurpidi pöörata ja kasutada nii, et hinged on või ekraanid on väljaspool. Aga kui palju sa oled näinud tänaval inimesi bussis kuskil, kes teevad oma telefoni esikaane lahti, see on siis mingi tekstiilist või lihtsalt selline kate. Nagu jah, ümbrise. Ja mõtle, kui sul see kate oleks ka ekraan. No tegelikult jah, LG tegi ju IFAL näitas sarnast telefoni, mis oli muidugi väga kole ja kalvast tehtud võrreldes selle Surface'iga, aga siiamaani on, mis on vahe, on selles, et seni kõik need 2 ekraani katsed on tegelikult ju olnud sellised, et Android ei saa aru, et sul on 2 ekraani, et ei oska sellega midagi peale hakata, siis nüüd on, kui Google I.O. teatas oma maikuuse konverentsi teatas, et meie nüüd hakkame väga hoolega arendama tuge mitme ekraani tuge, siis kõik mõtlesid, et see on sellepärast, et Galaxy Fold ja muud sellised volitava ekraaniga telefonid on tulemas, aga juba siis oli selge, praeguseks on nüüd selge, et nad töötasid koos Microsoftiga ka Microsofti toega, kuna Microsoft on, ma saan aru, kõvasti sinna investeerinud ja Google'iga kõvasti koostööd teinud. Nii on, igatahes järgmine aasta lõpp peaks tulema. See on väga huvitav, et suured vaidlused selleks, et mõnes mõttes selleks, et Apple'ile vastu saada, hakkavad koostööd tegema. Nii on. Ja igatahes mitme ekraaniga seadmed on tulevik. Aga võtame uue teema ja pöörame natukene Eesti poole pilgu, aga ega Eesti ei ole mingi eraldi osa maailmast, vaid see on väga suur maailmatrend ka. Räägime sellest, kuidas virtuaalreaalsust kasutatakse mitte ainult puhtalt meelelahutuseks, vaid ka millekski muuks. Meil on näiteks nüüd stuudios Sirlet Viilas, kes on programmijuht sellises kohas nagu Proto. Tere, Sirlet! Tere! No ütle kõigepealt, mis asi see Proto on? Ma arvan, et ei ole paljud inimesed, kes seda kuulnud üldse on. Ja Proto on siis avastustehas, mis asub Noblessneris endises valukojas. Et 1912 siis avati seal allveelaevu tootev valukoda, et sealt väljus siis 12 allveelaeva sel ajal enne sõda. Ja ütleme, võib-olla ilmselt on ka valukoda kuulus selle poolest, et Tõnu Kaljust avastas väga hea akustika seal, et on ka toimunud kontsert, et mis võib-olla inimesi rohkem kõnetab. Ja olen isegi käinud vist kuulamas kontserti mõnda ja nüüd on sellest Protost saamas mingi hoopis teine koht sel kuul.
ja lausa tegelikult vähem kui 2 nädala pärast juba avame, et kohe, kui koolivaheaeg algab, siis kõik lapsed ja pered on oodatud, et oleme kogu perekeskus ja pakume siis eelkõige ütleme siis elamusi ja avastamisrõõmu, et kõik sellised eksponaadid, mis on võimalik teha käed külge viisil, on olemas ja on ka siis virtuaalreaalsuse pool, et nii suurtele kui väikestele midagi. No mida siis Protos tehakse selle virtuaalreaalsusega, mis üldse mõte selle on või kuidas te seal seda kasutate? Et oleme siis kasutanud ära ajastu truud, ütleme siis, mis sellel ajal konkreetselt just leiutati, 19. sajandi lõpp ja 20. algus, et tuli elekter, raudtee, kuumahupallid, et kõik need oleme ära kasutanud ideena ja pannud neid siis oma lahendustesse, et Hollandis toodetakse sisu virtuaalreaalsuses jaoks ja lastel ja siis ka täiskasvanutel on siis võimalus läbi selle avastada siis ütleme kuskil maa all, maa peal, õhus, kõike seda, mis sellel ajal siis toimus. Kuidas hakkab välja nägema, et virtuaalreaalsusega sa saad ju teha kõike, mida pähe tuleb, kas siis inimesed tulevad tuppa kokku, panevad prillid pähe ja igaüks on oma maailmas käib edasi või? Meil on tõesti üks suur tuba ja kõik nad tulevad sinna kokku, aga tegelikult sel hetkel siis, kui sa prillid pähe paned, oled sa justkui oma maailmas, et küll on sul kõrvad avatud, aga ka silmade ja ütleme kogu ülejäänud meelega siis sa viibid kuskil mujal. Kas siis sõidad kuumahupalliga mägedes, oled sa siis maa sisemusse sisenemas või siis muud põnevat tegemas, et ta jah, kisub sind korraks välja päris maailmast ja teed siis kuskil mujal keskkonnas midagi muud täiesti. Teil on ka mingisugused koostööd koolidega või kuidas see selline inimesteni viimine käib selle teadmise või kuidas te endale rahvast kutsute? Et teadmiseid me oleme avamas või et mis on virtuaalreaalsus? Just see, et mis on virtuaalreaalsus, inimesed kujutavad endale ette, aga just see, et seda kogemust, mida mujalt ei saa, et seda nagu siis viia nii-öelda suurema hulga publikuni, eks ole, et kuidas te seda nagu ette kujutate või mida te selle nimel teete? Ütleme, et praegu Eestis pakutavad siis VR-keskused on pigem mängude jaoks, et me ei ole otseselt mängukeskus, et kõik sisu on siis eraldi toodetud, et see ei ole, ütleme siis kuskilt alla laetud või lihtsalt mängimiseks mõeldud. Ja hetkel on siis sisu poole pealt lisaks siis virtuaalreaalsuse, ütleme, kui nüüd hakata koolidega siduma, et sinna kõrvale siis õppekavaga seostavaid õppeprogramme. Just mõtlengi, et kas nagu on ka nagu selles mõtted, et tuleb mõni, ma ei tea, kool ja ütleb, et nüüd selle ajalootunni teeme nüüd klassiruumi asemel teie juures, et midagi sellist. Ja, see mõte on kindlasti olemas, aga me ei suuda kindlasti toota iga teema kohta virtuaalreaalsusega seotud sisu, et see sisu tootmine on kindlasti pikaaegaline protsess. Pigem on just see, et kui see tunni teema läheb nagu sellega, mis olemas on kokku, eks ole, siis nagu võiks ju midagi sellist teha. Mis see siis on? Teema on, ütleme, industriaalajastu algus, keskpaik, midagi sellist? Jah, industriaalajastu läheb sinna täpselt sinna ajastusse, jah. Et ühtepidi jah siduda selle ajastuga, aga teistpidi ka tänapäevase õppekavaga, et täpselt neid oskusi, mida lastes on vaja arendada, et pakkuda seda väljaspool klassiruumi, et klassiruumis kindlasti õpetajal on teatud piirangud, et eelkõige siis ajalised ja teistpidi ka võimaluste poolest, et kui nüüd oma keskusesse kutsume, siis kindlasti me lapsi ei taha panna koolipinki istuma, vaid ongi füüsikaga seotud katsed ja kõik muu, mida meie maja siis võimaldab. Ja räägime pärast lühikest pausi edasi, kuidas siis ikka virtuaalreaalsusest kasu lõigata. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja digitund jätkub. Räägime siis virtuaalreaalsusest ja sellest, kuidas Eestis Tallinnas avaneb juba järgmisel nädalal uus Proto tehas, kus, nagu me rääkisime, virtuaalreaalsust kasutatakse, et näidata õppetunde lugusid sellest, millal näiteks see sama maja ja hoonestiks seal ise valmis ja sellest ajastust. Kuidas, ma üritame mõelda selle peale, et kui me vaatame kas kaubanduskeskustes neid virtuaalreaalsuse mängutube ja mida seal tehakse, seal on see, et lastel, noortele, see on nagu, sa oled uues maailmas ja see on nii haarev ja põnev sellepärast, et seal on, esiteks on nagu, sa oled maailmas sees, aga teiseks on ikkagi see mingi mängumotoorika, sa pead mäng, sa pead saavutama, sul on mingisugune väljakutse.
kui me räägime sellest, et virtuaalreaalsus võiks olla mingi hariduses mingisugune roll, kuidas see harimine sama põnev saaks olla kui mäng? Ma segan vahel, et mina näen nagu seda oma vaimus niimoodi, et tegelikult kui meil on mingi ajaloo või geograafia alane tund, siis seda vaadata kuskilt pildi pealt või lugeda tekstina on nagu üsna igav ja selline mõttetu, aga kui lapsele pildi ette panna ja ta näeb seda 3 mõõtmes, saab ise seal ringi käia kuskil püramiidi sees, eks ole, see on nagu hoopis teine kogemus. Mina arvan, et see haarab küll. Jah, ühtepidi ta on siis selline kultuuri poole pealt, teistpidi saab kindlasti ka keeleõppes ära kasutada ja võib-olla kus kõige rohkem sellest kasu on siis näiteks kirurgide väljaõppes, politsei, sõjandus, et kõik sellised lennundus, kõik sellised erialad, kus tegelikult sul ei ole võib-olla võimalik reaalselt seal viibida, aga see simulatsioon tänu simulatsioonile on see tegelikult tehtud siis palju odavamaks ja see liigutus, mis sa seal teed, tegelikult on reaalne, mida sa peaksid ka tulevikus siis oma ametikohal tegema. Okei, see on siis ütleme ka tegelikult täiskasvanute õppes on ju, et sa teed juba simuleeritud keskkonnas midagi. Ja. Mis ilmselt on odavam võib-olla. Mida tegelikult Eestis ka juba kasutatakse, aga ütleme sisu ongi selline, et mõnel sõjanduse valdkonnas siis, et seda ei ole võimalik avalikustada, kuna seal on teatud nüansid, aga seda saab jah, nii koolis kui ka siis hiljem ülikoolides. Jah, mul tegelikult tuleb isegi meelde, vist on lausa sõjakooli kadetid rääkinud, et väga head nagu lahinguvälja simulaatorid on ja ka nii taktika kui strateegia tasemel, mis on tegelikult ka virtuaalne reaalsus on ju, kus sa siis harjutad seda, mida sa pead tegema päris ülesannet täites. Ja, või kirurg läheb südame kallale samamoodi, et palju sa neid päris südameid ikka siin jõuad ära lõhkuda. Aga seda ma veel ette kujuta, kas kirurgiline täpsus nõuab, on see, mis on, et sa pead tegema ikka ülimalt kriitilist tööd on ju väga täpselt, et kas meil on ütleme vahendid, kas meil tehnoloogia on olemas selleks, et nii kriitilist asja harjutada siis virtuaalselt? Ilmselt vähemalt esimese kogemuse saab kätte, eks ole, et pärast saab harjutada juba võimalusel mingisuguste reaalsete objektide peal, kui nagu see tekib, aga vähemalt teeb selle esmase õppe kõvasti soodsamaks ja ligipääsetavaks. Okei, aga räägime mõnest väga heast praktilisest probleemist, mis alati selle asjaga kaasas käib. Sillet, kas sa ise oled ka käid see virtuaalreaalsuses? Mängutubades ei ole käinud, et ma ise ei ole suur mängude sõber, aga kui seal taga on ka hariduslik sisu, siis kindlasti see haaraks kaasa küll. Mida ma mõtlen küsida on see, et meil on nagu füsioloogiline tõrge tihti selles osas, et paljudel inimestel. Ja ma isegi aru saanud, millest see tekib, aga see, et tekitab iiveldust see, kui sa näed silmadega midagi ja koged mingit ruumi, mis tegelikult ei klapi sellega, kus sa siis päriselt oled. Mina vist olen, tundub, et ma saan üle, ma autos ka süda pahaks ei lähe, aga paljudel läheb ja kuidas sellest üle saab? Kas üldse saab? Tehnoloogia arenguga. Ja see on see, et näiteks kui me toodame seda sisu, siis saame valida, kui palju sinna panna detaile, kui palju sa paned, et tegelikult mis see on see, et sa viibid ühes keskkonnas füüsiliselt, aga siis see pilt, mida sa näed, on hoopis teine, et need omavahel ei lähe kokku. Sellest tekibki see. Ja sa saad mängida detailidega, aga lõpuni kindlasti ei saa, et näiteks kas või meie eksponaatide siis projektijuht ise on ka inimene, kellel läheb süda pahaks ja sa tead tegelikult, kus piirini sa saad minna sellega, et keskuses ka sa alustad kõige vähem siis sinu keskuseid häiriva siis virtuaalreaalsusega ja edasi läheb ütlema aina raskemaks. Kui sa mingi hetk tajud juba, siis tegelikult sel hetkel, kui seal keskuses oled, sa pead lihtsalt prillid peast ära võtma ja lähed ja siis taastud sellest olukorrast, et see on treenitav või näiteks kas või saab kõrguse kartust siis virtuaalreaalsuse abil vähendada, aga see nõuab aega ja see ei käi niimoodi nõksti ja on läinud, et ütleme, kui nüüd sina tuled keskusesse, sa pead teada saama tõesti, kus see sinu piir jookseb. Väga hea ja nende piiride katsumine on põnev. Kas seal protos on ka midagi sellist, kus näiteks seda kõrguse kartust nagu saab treenida harjutada? Sa mainisid kuumahupall. Kuumahupall on, aga see on korviga meil tegelikult ikkagi põranda peal, aga üks väga põnev asi on roll glider, see on meil lausa lae all, ehk siis paned traksid selga ja teed täistiiru siis meie saalis lae all ära ja sealt võib küll siis. Aga see kõlab, see ei ole virtuaalne? See ei ole virtuaalne, kuna pooled eksponaadid on ikka sellised käed külge ja ütleme, see on selline ekstreemne lausa, et kindlasti kõik sinna ei julge minna, aga kõrgusega seotud. Aga mõnes mõttes tundub see silmadega vaadatav asi kontrollitav. Ma olen kuskil, kas oli muuseum või mingis keskuses
teinud sedasama kõrguse kartuse treenimist siis virtuaalselt, kus sul pannakse seisma, vaatad alla, seisad ühe nagu plangu peal, mis on pilvelõhkuja otsas ja kõrvalt puhub siis nagu suur puhur sulle tuult. Ehk siis kui sa vaatad ringi, tundubki, et sa oled tuulis sellise pilvelõhkuja otsas. Ja mida rohkem neid meeli ära petta, ehk mitte ainult nägemine, vaid ka kõrvad, mida sa kuuled ja siis kui sa tunnetad ka nagu tuul, et siis üha rohkem meeli ära petad, seda hullem tegelikult see nagu hüpe on ühest keskkonnast teise, sealt välja tulek on ka päris raske. Et ma kujutan ette, et see saab olema teil ka siis selline ikkagi päris hea treeningukeskkond. Kindlasti, nii palju kui julged, nii palju saad ise siis katsetada. Kusjuures väga huvitav, ma lugesin just, see oli vist eelmisel nädalal, väga huvitavat patenditaotlust Microsoftilt. Mees, kas sa mäletad, kas nad rääkisid sellest ka üritusel? Patenditaotlus, kuidas siis Microsoft tahab ehitada vibreeriva põrandavaiba või siis sellise alusmati virtuaalreaalsuse jaoks. Saad oma tuppa panna või kuhugi kohta ja kui sa oled siis keskkonnas, siis see aitab sul nagu põranda kaudu simuleerida midagi, mis seal maailmas toimub. Jah, sellest nad ei rääkinud, aga Microsoft teeb väga palju erinevaid asju, see ilmselt läinud selle konkreetse ürituse temaatika kokku, aga Microsofti patente on väga palju ja osa nendest on ka virtuaalreaalsus, kuna Microsofti on teatavasti HoloLens, mis on aga mis see tehnoloogia? Mitte päris virtuaalreaalsus, aga ikkagi samast teemast minev asi. Liitreaalsus on jah. Kas sa tead, mis tehnoloogiaga siis seadmed Protos on olemas? On need mingid Oculus'e prillid, mingid muud? Jaa, meil on Oculus'e prillid. Ja kõik see, mida sealt Oculus'e prillidest näeb, on siis mitte nii-öelda tavaline Oculus'e poest tõmmatav kraam, vaid spetsiaalselt proto jaoks tehtud. Spetsiaalselt proto jaoks tehtud, jah. No aga tundub põnev, kellele siis ütleme, kes võiks julgeda astuda sinna sisse, on seal vanuse piirid või soovitused inimestele, annate ka mingid juhisid ette ka, et meil on maja peal on aina olemas inimesed, kes kindlasti abistavad, et ei ole nii, et tuled keskusesse ja täitsa ise pead kohe hakkama saama, et täiesti selgitame alates sellest, kuidas prillid pähe panna ja kõikide siis nüanssideni välja, et kui sa oled prillikandja, siis pigem pane läätsed ja kõik sellised abistavad, aga täiesti lasteaiast kuni pensionärideni välja, et kindlasti piiranguid ei ole, et igaüks leiab midagi sealt enda jaoks. Ja igaüks omal vastutusel. Omal vastutusel, seda muidugi. Selge pilt, ühesõnaga on võimalik minna siis ligi 100 aastat ajast tagasi saanud prototehases nii virtuaalselt kui ka reaalselt lennata. Minge vaadake järgi järgmist nädalast. Meie digitund hakkab jõudma siit lõpupoole ja me oleme uute uudistega tagasi eetris ühe nädala pärast. Aitäh kõigile saates osalejatele, aitäh kuulajatele. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.